Elurikas mets ei teki juhuslikult. Selle loomiseks on vaja tasakaalukat ja läbimõeldud metsamajandamist. Mitmekesise metsa loomiseks kõige olulisem etapp ongi planeerimine. Metsa eluringis tuleb varakult mõelda sellele, et metsad oleksid kujundatud struktuurselt, elurikkalt ning sellega suureneks metsa tervis ja kliimakindlus. Mitmekesisemat metsa saab kujundada igas metsa arenguetapis. On see noorendik, keskealine või juba vanem mets. Elurikkuse asukoha planeerimise juures tasub mõelda sellele, kuidas loodus saab sinu eesmärkidele kaasa aidata ning kuidas loodustingimused metsa mõjutavad ning kohandada oma tegevused vastavalt sellele. Nii saab kõige parema tulemuse. Kui sa planeerid metsa uuendamist ja sul on sellised olulised elurikkuse kohad välja valitud, siis ära istuta ka nende ümbrust ja alust noori puid täis, sellepärast et lase sellel asukohal ise areneda selliselt, nagu loodus ta loonud on ja luua tahab. Metsa uuendamise käigus või enne seda isegi planeerides metsa uuendamist, mõtle hoolikalt läbi, milline on see maastik, see kasvukohatüüp, kuhu sa noore metsa rajad. Kui seal on vähegi võimalik, on seal lodukohti, sellised madalamaid, kõrgema veega kohti, kuhu sanglepp sobib ja ta juba seal olnud on, siis anna võimalus seal sanglepale tegelikult tagasi tulla. Ja kõrgemad kohad, kuhu sobib kuuske istutada, istuta sinna kuuske. Ehk ära istuta tervet ala lihtsalt täis, selle mõttega, et siis on metsauuendus korralikult tehtud ja rajatud, vaid mõtle ka selle peale, et seal oleks struktuursus, mitmed puuliigid, erineva elueaga ja see asukoht sobiks neile. Nii on mets väärtuslikum sulle kui loodusele. Vastutustundlikud metsaandusettevõtted otsivad töötajad, kes mõtlevad ka tulevikumetsade tervise ja terviklikkuse kujundamisele, sest see tähendab kvaliteetsemat puitu ja paremat mainet. Iga metsakasvataja, kes oskab elupaiku ära tunda ning õiges kohas nende säilimisele kaasa aidata, on tulevikus hinnatum töötaja.